Mis on liitiumrasv? Tere inseneeriahuvilised! Kas olete kunagi mõelnud, kui palju masinaid meid ümbritseb? Alates autost, mis viib meid tööle, kuni hiiglaslike seadmeteni, mis ehitavad meie linnu. Kõigil meil on midagi ühist. Nad vajavad sujuvaks töötamiseks määrimist, et vältida liigset hõõrdumist, mis põhjustab kulumist ja rikkeid. Aga paljude määrdeainete seas on üks, mis paistab silma oma mitmekülgsuse ja tõhususe poolest ning mida paljud peavad eelistatuimaks määrdeaineks väga erinevateks rakendusteks. Me räägime liitiumrasvast, aga mis teeb selle nii eriliseks ja miks on see saanud inseneride ja mehaanikute eelistatud valikuks üle kogu maailma? Niisiis, mis täpselt see liitiumrasv siis on? Oma olemuselt ei ole liitiumrasv lihtsalt õli, vaid pigem pooltahke aine, omamoodi käsn, mis hoiab õli endas. Ma olen juba teinud siin kanalil video sellest, mis on määre, aga kujutage ette keeli või pastat. Sellel on selline konsistents, et ta püsib seal, kuhu ta kantakse, erinevalt vedelast õlist, mis valguks kergesti laiali. See omadus on oluline nende komponentide määrimiseks, mis ei suuda vedelat õli kinni hoida, nagu laagrid ja liigesed. Selle struktuuri taga peituv maagia seisneb liitiumseebis, mis toimib paksendajana, andes määrdele selle iseloomuliku konsistentsi ja võimaldades tal hoida baasõli ning lisandeid stabiilses maatriksis. Aga kuidas me jõudsime selle nii mitmekülgse ja laialdaselt kasutatava näärdeni? Liitiumimäärde ajalugu on lahutamatult seotud tööstuse ja inseneriteaduse arenguga. 20. sajandi alguses koos masinate arenguga ja vajadusega tugevamate määrdeainete järele otsisid teadlased lahendusi, mis suudaksid taluda karmimaid töötingimusi. Tollased traditsioonilised määrded, mis olid sageli kaltsiumi või naatriumi baasil, omasid piiranguid, eriti vee ja temperatuurikindluse osas. Just 1940. aastatel hakati uurima liitiumseepi kui paremat paksendajat, mis pakkus omaduste kombinatsiooni, mis pidi määrdeainete turgu murranguliselt muutma. Otsing määrdeaine järele, mis suudaks kaitsta komponente miisketes ja temperatuuri kõikumistega keskkondades, viis liitiumrasva väljatöötamise ja populariseerimiseni, millest sai kiiresti tööstusstandard. Aga mis siis teeb liitiumrasva nii eriliseks ja millised on selle omadused? Üks selle kõige märkimisväärsemaid omadusi on veekindlus. Erinevalt teistest nääretest, mida vesi võib kergesti maha pesta või emulgeerida, säilitab liitiumrasv oma terviklikkuse ja määrimisvõime. Isegi miisketes tingimustes toimib see nagu tõeline vihmamantel detailidele. Lisaks on sellel suurepärane termiline stabiilsus, mis tähendab, et see suudab säilitada oma määrimisomadused nii kõrgetel temperatuuridel kui ka seda saab kasutada ka selle tegemiseks, mida ma näitasin. Selle tilkumispunkt, mis on temperatuur, mille juures määre läheb pooltahkest olekust vedelasse olekusse, jääb tavaliselt vahemikku 150 kuni 200 kraadi Celsiuse järgi, näidates selle vastupidavust. Teine oluline omadus on oksüdatsioonikindlus, mis pikendab määrdeaine ja seega ka määritud komponentide eluiga, takistades selle lagunemist ja kaitseomaduste kadumist aja jooksul. Aga kuidas seda tüüpi määret valmistatakse? Liitiumimääre koostis on suhteliselt lihtne, kuid just selle elementide kombinatsioon annab sellele erakordsed omadused. Põhimõtteliselt koosneb see 3 põhikomponendist: baasõlist, paksendist ja lisanditest. Baasõli, mis on tavaliselt kõrge kvaliteediline mineraalõli, on see komponent, mis tegelikult tagab määrimise, vähendades pindade vahelist hõõrdumist. Selle viskossus võib varieeruda ning tavaliselt leidub baasõlisid viskossusega ISO 32 kuni ISO 100, olenevalt rakendusest. Paksendaja, nagu juba mainisime, on liitiumseep, mis tekib rasvhappe ja liitiumhüdroksiidi reaktsioonil. See toimib maatriksina, omamoodi molekulaarse käsnana, mis hoiab baasõli kinni ja hoiab selle paigal. Lõpuks on neil lisandid, mis on nagu vitamiinid või lisavõimed, mida määrele lisatakse, et selle jõudust veelgi parandada.
Need võivad sisaldada korrosiooni inhibiitoreid, antioksüdante, äärmusrõhu lisandeid raskete koormuste talumiseks ja kulumisvastaseid aineid, millest igaühel on oluline roll masinate kaitsmisel ja pikaealisuse tagamisel. Aga kui see on nii hea, siis kus me saame seda oma igapäevaelus ja tööstuses kasutada? Autotööstuses kasutatakse seda laialdaselt rattalaagrites, universaalliigendites, vedrustuse ja roolisüsteemi komponentides, tagades, et teie auto liigub sujuvalt ja turvaliselt. Tööstuses on selle kasutus veelgi märgatavam. Seda leiab elektrimootorite laagrites, pumpades, ventilaatorites, konveierites, põllumajandusmasinates ja rasketehnikas. See on ideaalne valik avatud hammasrataste, tappide ja puksidede määrimiseks, kus nakkuvus ja veekindlus on üliolulised. Põhimõtteliselt iga komponent, mis vajab määrdeainet, mis püsib paigal, talub rasketes tingimustes ja kaitseb kulumise eest, saab tõenäoliselt kasu liitiumrasvast. Aga miks see liitiumrasv on nii populaarne ja millised on selle peamised eelised? Vastus peitub selle ületamatus jõudluse ja kulutõhususe kombinatsioonis. Selle mitmekülgsus on kahtlemata üks suurimaid eeliseid, sest ühte tüüpi määret saab kasutada erinevates rakendustes, lihtsustades varude haldamist ja hooldust. Suurepärane kaitse kulumise ja korrosiooni eest pikendab komponentide kasutusiga, vähendades vajadust asenduste järele ja seega ka hoolduskulusid. Selle mehaaniline stabiilsus tähendab, et see ei lagune ega pehmene kergesti koormuse all, säilitades oma konsistentsi ja määrimisvõime kauem. Lisaks on vastupidavus veega väljapesemisele suur eelis niisketes keskkondades või seal, kus on sagedane kokkupuude veega, tagades, et määrimine ei saa kahjustada. Aga kas see on täiuslik kõigeks või on piiranguid või olukordi, kus see ei ole parim valik? Kuigi see on äärmiselt mitmekülgne, on oluline tunnistada. Que nenhuma solução é universal. Tavaline liitiumrasv ilma spetsiifiliste lisanditeta ei pruugi olla kõige sobivam rakendustes, kus esinevad väga suured survekoormused või töötemperatuurid, mis on pidevalt üle 150 või 200 kraadi Celsiuse järgi. Sellistel juhtudel oleksid sobivamad lisanditega määrded või liitiumkompleksmäärded, mis pakuvad suuremat kuumuskindlust. Lisaks võib liitiumrasv vajada spetsiaalseid koostisi või sagedasemat uuesti määrimist, kui keskkonnas on liigne abrasiivsete osakeste saastatus. On ülioluline alati tutvuda seadmetootja spetsifikatsioonidega, et tavada õige määrdeaine valik ja kuidas liitiumrasv võrreldub teiste turul saada olevate rasvatüüpidega. Selle koha mõistmiseks on kasulik seda võrrelda mõne alternatiiviga. Kaltsiumrasvad on näiteks tuntud oma suurepärase veekindluse poolest, kuid neil on tavaliselt madalam tilkumispunkt ja nad ei ole kõrgetel temperatuuridel nii stabiilsed kui liitiumrasvad. Naatriumrasvad pakuvad küll head stabiilsust kõrgetel temperatuuridel, kuid on väga vastuvõtlikud vee mahauhtumisele. Liitiumkompleksrasvad on lihtsa liitiumrasva edasiarendus, mis on loodud pakkuma veelgi paremat jõudlust kõrgematel temperatuuridel ja suuremate koormuste all, olles seega vastupidavam valik, kuid ka kallim. Lihtne liitiumrasv pakub suurepärast tasakaalu jõudluse, mitmekülgsuse ja hinna vahel, muutes selle enamiku üldiste rakenduste jaoks standardvalikuks. Seda liitiumrasva kasutan näiteks oma 3D printeri laserlõikuri, arvutijahutite ja paljude teiste seadmete määrimiseks. Ja ausalt, tasub selline purk kodus olemas hoida, ise juksehingede jaoks. Sest sellel on palju parem vastupidavus kui teistel määrdeainetel. Ma jätan mõned liitiumrasva valikud siia videos ilmuvale lingile. Kui sa jõudsid siiani ja sulle meeldis video, siis kindlasti telli kanal, kui sa pole veel tellinud. Pane like ja aktiveeri teavituste kelluke. Ja kui leiad, et meie sisu on huvitav, kaalu liikmeks hakkamist, et aidata meil siin platvormil sisu edasi toota. Kui oled uudishimulik ja tahad rohkem teada meie soovitatud kursuste kohta, siis kasuta siin kõrval olevat QR-koodi või videokirjelduses olevat linki. Et saada ligipääs mitmetele võimalustele arendada erinevaid oskusi, mis annavad sinu karjäärile eelise. Aga sina, oled sa kunagi kasutanud liitiumrasva mõnes rakenduses? Milline oli sinu kogemus? Jaga oma lugusid ja küsimusi kommentaarides. Sest sinu osalus on väga oluline, et saaksime jätkata inseneriteaduse saladuste avastamist.
Lisaks võimaldab see mul teiega suhelda ja teil omavahel ühendust võtta. Siin kõrval on 2 huvitavat videot, mida sa pead vaatama, et laiendada oma teadmisi ja rahuldada oma uudishimu. Ja kui sa tahad meid toetada, pane like, telli kanal, aktiveeri kelluke ja kaalu kanali liikmeks hakkamist. See ongi kõik, inseneriteaduse austajad, suur kallistus ja kohtume järgmises videos.